No nii, tervis kõigile üle pika aja jälle. Täna olen mina siin Erras ja lähme avastama sellist mahedud lauta. See on suurem, seal tagant läheb veel edasi. Eks vaatame. Seal tagant on veel Kivili Tuhamägesi näha. Nii et jah. Praegu on siis koroonaviiruse tõttu see eriolukord. Peaks sees püsima. No, mina teen siis video. Ärge võtke minust eeskuju, püsige ikka toas ja ärge teisi nakatage ja proovige ise mitte nakatuda. Aga jah, liigume siis sisse ja vaatame, mis sealt leiab. Nii, mõni meeter siit sisse pääsus nüüd. Leidsin siit seina pealt aastaarvu 1830 või 1836, täpselt ei saa aru nüüd. Aga tundub, et siis on see laut siin ehitatud ja kui siit nüüd edasi minna, siis on kohe siin üks takistus ees. Mis ei ole küll väga suur probleem, sest sinna saab hüpata. Aga lihtsalt tahtsin selle ära näidata. Nii, siit see laut nüüd natuke hargneb. Siit läheb sinnapoole, siis sealt veel hargneb omakorda. Aga mina lähen vaatan praegu siit poolt. Nii. Ja siit saab välja ja siit tagant on kokku kukkunud. Ja siit on ka kokku kukkunud. Ega see lagi siin ei ole väga usaldusväärne, sest ma näen, et see hakkab ka siin kohe kokku kukkuma. Aga no, loodame, et ma jõuan siin enne video ära teha. Ja siit on seda kokku kukkunud osa natuke paremini näha. Ja see päike paistab väga silma siit ja nii mulle kui ka teile praegu. Aga okei, liigun sinna lõppu välja ja siis vaatame sinna poole. Ja siin on veel see lage natuke sisse kukkunud. Ja sinna taha seinale on keegi natuke soimu kirja kirjutanud. Mina ei tea, kellele see mõeldud on. Aga noh, las ta olla. Ma ei tea, kui stabiilne teil see pilt nüüd on, sest ma praegu hoian kahe käega. Siit oleks isegi üles ronida, aga ma ei tea, kas ma hakkan seda tegema, kui see lagi juba siin niisamagi kokku kukub. Nii, jõuame kohe selle nii-öelda tunneli lõppu siin. Ja huvitav on see, et siin on veel päris suured jääpurikad alles. Okei, see tundub natuke turvalisem olevat, see vist ei kukku kohe kokku. Ja siit saaks välja, aga praegu ma sinna välja ei hakka minema, sest just liikusid inimesed mööda ja võib-olla hakkab neil pärast midagi ütlemist. No parem kartu kui kahetseda. Nii, siit läheb veel üks laudaosa ja hargneb siit veel mõndadeks ruumideks. Me vaatame siin kõigepealt need läbi ja siis liigume siia poole ja lõpuks sellesse, no üks punane kahekordne hoone oli sellega veel ühendatud. Liigume sinna. Üks siuke pimedam ruum siin. Sealt saab välja iseenesest, aga akkedest olla. Nii, liigume sinna poole. Vaatame, mis sealt saab. Siit saab natuke maa alla minna. Siin pime, siin ma ei usu, et väga midagi huvitavat leiab. Mina proovin, kas siit üles saab kuidagi. Nii, suutsin siit üles ronida ja selline näeb siit see koht välja. Mis see tagapool on, seda ma ei tea. Äkki näete. Okei. Nii, okei. Tuleb tagasi liikuda, sest see siin hakkab varsti kokku kukkuma. Okei, natuke parem vaade, mis siit all on. Ja siit ja mis siin üleval on. Nii, aga muidugi ma pean ära mainima ühe asja, et kui teie avastate neid mahedud kohti, siis ma ei soovita hakata kuhugi ronima, sest üldjuhul need põrandad ja need laed, need ei ole üldjuhul enam väga tugevad ja võivad päris kergesti kokku kukkuda. Nii et ärge siin minust eeskuju võtke. Ja okei, sain sealt edukalt alla. Nüüd me vaatame
selle osa siin sellest laudast üle. Aga enne vaatame, kas elektriarve on ikka makstud. Okei. Need üldse ei liigu siin üleval. Kas see natuke liigub? Okei. Tundub, et elektriarve on jälle maksmata jäetud. Täpselt nagu selles Jõhvi mahajäetud tehases. Aga okei, las see elektriarve olla praegu. Vaatame siia poole. Nii, see lauda osa siin on palju rohkem kokku kukkunud kui see esimene. Põhimõtteliselt see pool siin täielikult on kokku varisenud. Või mis veel ei ole, siis tõenäoliselt varsti variseb. Siit poolt ka. Aga okei, siin väga midagi huvitavat ei ole. Välja arvatud see, et esimeses selles hoones seal pool neid aukusi ei olnud maa sees ja neid poste oli ka vähem. Aga okei, liigume tagasi, siis vaatab, kas selle punase kahekordse hoone saab ka läbi vaadatud. Ja võt, kui kellelegi aru saamatuks jäi, mis hoonest ma enne rääkisin, siis võt sellest siin ääres. Sinna läksid enne elektritraadid sisse nii, et mõeldes oli mingisugune punkt, mis sellel majal, mis siis jaotas selle elektri siin laiali. Aga okei, lähme vaatame üle selle. Okei, natuke väljas ka vaadad siit eespoolt. Okei. Liigume. Okei, siin sees pole mitte midagi huvitav põhimõtteliselt. Ja üheks käsiti see okei siis. Ikka ringiga nendesse minema. Okei siis, mis siis ikka. Välja tagasi. Siit poolt. Ja ka siit poolt natuke. Üleval on ka mingi suur ruum, aga sinna ei saa kahjuks. Sest siin pole treppi ja ma juba eeldan küll, miks seda siin ei ole. Et minusugused jopud sealt ronima ei hakkaks. Aga okei. Üks elektripost ka, mis ja kunagi ära ühendus. Ja ka neid kohti näha. Aga okei, liigume sisse tagasi ja ma vaatan veel üle. Äkki on mingisugused huvitavaid kohti ja siis kuna mul on täna droon ka kaasas, siis ma saan sellest alast sihukese ülevaate veel teha drooniga. Nii okei. Jätamegi selle kohaga hüvasti, siis teen selle viimase drooni lennu ka siit veel üle ja siis ongi videoga kõik. Millal nüüd järgmine video tuleb, ma ei oska öelda ausalt öeldes. Kui siin Ida-Virumaal kuskil lähemal leian mingisuguseid kohti, okei, siis teen video. Aga kui ei ole, siis tuleb jälle mingi 2 kuud oodata. Aga okei. Ja siis ikka. Minu poolt siis praeguseks kõik ja nüüd näete siis seda ala kogu ülevaadet. Nii-öelda linnulennult.